Ühel imekaunil talveõhtul, mil päike oli juba ammu ilma loojas, vuhises isemeelne C. Elisee läbi paksu lumesaju kodu poole. Ta veeras just kenasti pikki muinasjutulist magistraali, kui ühtäkki jäi tema pilk pidama tahavaate peeglisse. Küll ma olen ikka kenakene, mõtiskles ta ning uuris end ühe ja teise nurga alt. Kui elegantne kere mul on ja veel milline salong. Ei tea, kas ongi Sidrunimaal kellelgi midagi vastu panna, ning tõsi see oli. Juhtus ju päris sageli, et mõni Sidrunimaa elanik C. Elisee uhkeid tagatiibu kiitis või siis tema sisemise ilu kohta, mida siinmail salongiks kutsuti, komplimendi tegi. Kord oli Space Tourer C. Eliseele isegi seesugust kiidulaulu laulnud, et pani tema pidurituled korralikult punastama. Ma olen teid juba ammu ilma imetlenud, alustas Space Tourer flirti. Minu meelest olete just teie Sidrunimaa kauneim asukas. Nii ilusad silmad ja veel milline veljejooks. Mida te küll sööte, et te nii nägus olete? Kohmetunud Sidrun kogus end pisut ning vastas. Oi, aitäh. Mingit erilist saladust siin pole. Kõige olulisem on tervislikult ja mõõdukalt toituda. Mina näiteks söön vaid 3,8 liitrit 100 kilomeetri kohta. Ta lisas, olen ka teid ja teie suurepärast baasvarustust märganud. Oi jaa, minu massaažifunktsiooniga esiistmed on nii mõnelegi suurepärast naudingut pakkunud. Ehk sooviksite ka proovida, pakkus Space Tourer. Nii julge ja ootamatu ettepaneku peale ähmi täis läinud C. Elisee kostis vaid ehk mõni teine kord ja tegi kärmelt veljed. Niisiis oli C. Elisee saanud kõik võimalikke meelitusi üksjagu. Polnud siis ka mingi ime, et tema enesehinnang ajapikku pilvedesse oli tõusnud. Nüüd, sel kaunil talveõhtul piki mõõtmatut sidruntühja maanteed kulgedes ja oma kordumatut ilu imetledes, ihkas aga pardakompuuter seda kõike taas kellegi teise suust kuulda. Ja nii otsustaski C. Elisee oma eneseimetusele kinnitust saada ning päris. Tahavaate peeglike salongilae peal, kes on kõige kaunim Sidrunimaal seal. Sina, C. Elisee, oled muidugi imekaunis, kuid kaugel 7 ülekäiguraja ja reguleerimata ristmiku taga elab C4 kaktus, kes vähemalt minule sinust veelgi ilusam näib. Ja pea meeles, ilu peitub tegelikult vaataja tuledes. Seesugune avaldus tuli vaesele eneseimetlejast Sidrunile nagu vesi kvaliteetse tankla kütusevoolikust. Korraga paistis tema harmooniline kerekuju kui mannetul maante muhul ning tema palju kiidetud iluvõre lausa elurõve. Kaua kükitas julmast uudisest haaratud sidrunike ühe koha peal ega suutnud leppida, et igaühe jaoks ei olegi tema kõik see kaunim maamuna peal. Ei, nii ei saa, keeras C. Elisee lõpuks oma süüte taas sisse. Tuleb see imetegelane C4 kaktus üles otsida ning teelt välja rammida, et mina ise saaksin olla üks ja ainus maanteede kuninganna. Pärast pikki rännakuid jõudis ta ühele hiiglama suurele parkimisplatsile. Ühtäkki peatus tema ees üks äraütlemata nunnu tegelane. Tere, olen C4 kaktus. Ega teie ometi C. Elisee pole? Olen küll. Kuidas te teadsite? Uuris C. Elisee, saamata hetkekski pilku vestluspartneri jumalikelt laternatelt. Mõned ajad tagasi uurisin oma tahavaate peeglilt, et kes on kauneim Sidrunimaa peal ning tema hinnangul olevat selleks just teie. Ja nüüd siin teile niivisi otsa vaadates mõistan, et tal on absoluutselt õigus. Teate mis? Minuga juhtus täpselt sama.
kuid mulle kinnitas peeglike, et hoopis teie olete Sidrunimaa pärl. Juba taamalt teid märgates pidi mul sõna otseses mõttes kapotigaas lahti vajuma. See oli armastus esimesest tulevilgutusest. Ja nii sõitsidki nad kõrvuti päikeseloojangusse ning mõistsid lõpuks, mida olid peeglid silmas pidanud, kui kõnelesid ilust vaataja laternais.